oleme nüüd Bangkokis. Me oleme väga uhkes suures majas ööseks, paar ööd. Very huge house. Taksoga siia ette sõitsime, siis taksojuht ütles, oh, you know money. Me olime mingi, yeah, we know money, but actually we're poor. Tegelikult on hotell, need Airbnb-d on siin illegaalsed. Seda sõna ei tohi kõvale öelda. Siin on mingi tänav, mis on kogu aeg umbes. Tänav on kogu aeg umbes, sellepärast see Bangkoki tänav. Kas Bangkok on kogu aeg umbes või? Kahjuks küll. Bangkok ongi üks suur ummik. Bangkoki vaade. Me oleme maadega jõudnud Bangkokis siis MBK keskusesse, kus müüdakse hästi palju vuhvlit vist. Siin käib räme andmine, hästi palju erinev. Ma ei julge väga näidata. Äkki mu taustalt seda on näha siin asju. Praadad, Gucci'd, kõik on olemas. Aga on olemas, jah? Siin on isegi parukad. Parukad on isegi. Kõrvaauku tehakse siin. Töllerdavad lihtsalt ees. Otsime ühte jäätise kohta. Pidi äge olema. Mille järgi sa aru saad, et sa kohal oled? Ei tea. This place või? Jaa. Oi, kui palju rahvast siin on. Ossa juts. Kogu see punt ootab siin seda. Oota, mida ma tegema pean? Mingi äpi vist tõmbama. Ühesõnaga, see on koht, mida ma nägin TikTokis. Ice cream, samosorn. Ja nagu nad teevad mingi ägeda laavakujuliseks selle. Aga siin on nii palju inimesi, et ma nüüd olen kahe vaja, kas ma võtan seda või ma ei võta seda. Aga need tellivad sealt ju. Jah. Siia saab vist. Uute sõpradega. See on siis selline Japanese tänav, üldse mingi district. Siin on päris nagu vaeva nähtud. Mina ei oska neid asju ära fokusseerida, ma enda nägu ka ei fokusseeri kogu peal ära. Aga jah, näitan natuke. Siin on mingi asi, millel I'm yellow. Siis siin on järgmine. Mingi miidi. Siis on Bangkokai, kus on kõige rohkem inimesi. Let's go! Tuleme highway peale või? Vaadet nautima! Ilgelt mugav on küll siin istuda. Tabureti peal, kus ma olen siin koos juhiga. Oleks 4, oleks Pranks ka meiega praegu kaasas. Saaks seal aku peal istuda koos juhiga. Me oleme täna tulnud golfi mängima, top-golfi. See on selline amatööride oma, eks ole. Meil ei ole siin nagu see päris mingi kõnnime ringi. Meil on platvorm, siit tuleb pall, seal me paneme nimed ja siis ta pärast näitab. Siukese koha peal. Panen seeliku, tennise võib-olla, aga golfi sobib ka. Siit saad valida endale kepid. Erinevad keppi saab siit. Siis ei oli. Vaatame koos üle selle. Ei läinud kuskile, see näitab. Mobile business või? Maavek Tinder või? Mis siin toimub, Ketlin? Ma
ausalt öeldes ei tea, mis see toimub, aga päris palju mingi Volkarid, Das Auto. Ma eeldan, et nad olid kõik seal platsi peal, me sõitsime siia, kell on 12:30 öösel ka. See asi pannakse kohe kinni. No sul oleks siukest ketti vaja. Seda või? Jah. See võiks vabalt olla. Ma oleks nagu neljapäevakul seal Ülemiste parklas ainult, et 100 korda parem ja lahedam. Thanks, mis arvad? Üritus on läbi. Jääme hiljaks. Aga päris põlid masinad on. Me oleme alati natuke liiga hilja kohal. Low ride. Mis marki autoga sina sõidad? Volkswagen, Passat. Sellega ei julgeks küll siia tulla. Miks? Nii kole auto. Peaaegu. Firestone, Refi firma ju. Firestone Hangar. See on see lennuk või? Is this an airplane? This is an airplane. Sa lähed airplane'i peale ka või? Koju lähed. Homme? Ülehomme. Ülehomme või? Ülehomme kell 3 Käin nüüd öösel. juba homme. Kas see on ka Volkswagen seal taga või? Mingisugune mürk. Tuleb välja, et siin tegelikult pileti ostma, aga me lihtsalt jõudsime nii hilja, et me saime tasuta läbi käia selle, nii et vahepeal kasu ka sellest, et hilja jõuad. Lõpuks me oleme leidnud Night Market, mis on päriselt ka öösel nagu lahti. No kell saab 1, aga see peabki vist 1 või 2 olema umbes. Enamus on tegelikult kinni juba. Tundub, et lihtsalt nagu, ma ei tea, kas inimesed ei liigu enam nii hilja, aga jah. Nüüd me oleme jõudnud siis mingis weekend marketisse, mis on vist ainult nädalavahetusel lahti. Ma ei hakka nime ütlema, aga ma üritan siia kirja panna Tšak-Tšuk või mingi siuke igast asju. Jakob jälle shoppas, mina tahtsin täiega osta endale asju ja ikka Jakob sai. Mis sa said? Telefoni ümbrise. Selle. Ma tahtsin endale, aga ma ei saa. Kell on 4:20, me oleme Istanbuli lennujaamas. Meie lendu lükati edasi 2 tundi ja 10 minutit. Istanbuli lennul, ei, me oleme Bangkoki lennujaamas veel. Meil on vaja saada Istanbuli, aga me ei jõua enda connecting flightile, sellepärast et see lükati edasi täpselt sama palju, kui meil see nagu connecting, ma olen täiesti magamata terve öö olnud. Mõtlesin, et lähen magan lennukis, aga siis see lükkas edasi ja juba võiks tegelikult kodus olla. No ma ei tea, vaatame, kas saab täna Eestisse või. Nüüd, kui mul lõpuks see kaamera laetud, siis ma saan ära rääkida meie uue Istanbuli seikluse. Me oleme endiselt või tagasi Istanbulis, aga me pidime olema kodus juba eile õhtul. Praegu on siis 25 veebruar, koju pidime jõudma 24 veebruar kell 18:00. Aga kuna meie see Bangkoki lend lükati edasi 2 tundi ja 10 minutit, siis meie vahepeatus 1 tund 50 minutit obviously ei mänginud välja. Seega siuke mess hakkas pihta veel, isegi mõtlesime, et veits lükati Tallinna lendu edasi, et me nagu jõuame, et kui me jookseme lennujaamas. Aga ei, tal läks nii kaua lennujaamas ka aega, et või seal oma raja peal. Me ei jõudnud sinna ka. Siis hakkas järjekordades istumine pihta. Nii et me istusime tund ühes ja tund teises. Kõigepealt seal, kus öeldi meile, et põhimõtteliselt minge nagu välja siit sellest alast ja minge sinna hotelldeski. Seal antakse siis teile hotell, tasuta, transfer, tasuta, hommiku ja õhtusöök, voucherid, tasuta. Ma olin kohe, et kui all inclusive ei ole, siis nagu pange mind lennu peale ükskõik kuhu. Aga siia riiki ma ei jää. See riik üldse ei meeldi mul. Või nagu vaida Istanbul. On nii kallis. Ja ma ei tea, midagi erilist siin ei ole. Aga miks siis lennud hilinesid on see, et lumi sadas maha ja nad ei oska lumega väga vist midagi teha. Seega enamus lennud mingi alates 20 veebruar vist hilinesid või canceldati, sest et lumi sadas maha. Võib-olla peaks kellegi saatma siia Eestist sohkaõpet. Aga jah, nüüd me siis oleme siin oma 5 tärni Delta by Marriott hotellis. On hommik ja kohe lähme siis tagasi lennujaama transfeeriga, et me saaks siis lõpuks koju tulla, minna,
ei ole lihtne see reisimine, muidu on hea ju see, et mingi tund-kaks on see vahemaandumine, aga kui esimene lend hilineb nii palju, siis ei ole lihtsalt midagi teha. aga vähemalt Turkish andis need asjad siin tasuta ja saime välja magada, kuna eelmisest õhtust või noh, põhimõtteliselt ei maganudki alates pühapäevast hommikust saadik mingi tunni-paari kaupa. Et see ei ole ka mingi elu, nüüd on vähemalt mingisugune nagu uni on all. Saab Eestisse minna ja ma saan lõpuks oma kassi näha. Ja nüüd me ootame lobis oma bussi seal laua taga. Ootasime eile enda nime. Jõudsime kõige esimesena siia lobisse. Aga kõige viimasena saime oma asjad kätte. Seal me käisime hommikusöögil. Väga nagu hea valik asju. Aga ma ei suuda hommikuti väga palju süüa. Siin on 3 security kontrolli kõigepealt, et sisse saada. Siis on passikas ja siis on see õige. Ja siis sa oled siin Euroopa kõige suuremas asjas on ju, lennujaamas. Ja siin on, ma ei tea, mitu miljonit inimest korraga. On üsna raske elada. Siin on olemas veemasinad Istanbuli lennujaamas, aga need ei ole väga igal pool. See on suht vähe sellise suure asja kohta. Aga oma veepudelit saad ära täita ja ei pea väga palju kulutama siis siin. Siin lennujaamas on selline asi nagu, ma näitan, LC Waikiki on türklaste enda nii-öelda Primark. Ja siin on siis suur pood. Värkidega ma eeldan, okei, ei ole nagu mingi suurt juurdehindlust ühesõnaga, et 6 euri, noh, alates muidugi. See on siis mingi 6,95 on ju. Mingi pursid. Ai, pelt on hoopis. Ühesõnaga pelti saad 7-8 euroga. Kõige palju see kott on. Suurt kotti vaja, mul see on Eestist ära mingi kotti. Sai kümpa ei olegi väga hull. Hinnad ei ole nagu lennujaamas sellel poel väga hullud. Lihtsalt asjad on suht veidrad. Siis kui ikka midagi teha ei ole, siis hakkad shoppama. Ja Dubai šokolaadi. Et jah, ma ikka langesin siin selle ohvriks. Aga noh, hea diil on siuke pakike neid asju. Siin on väike body wash kreem ja see, need olid 25 ja siis Dubai šoks tükk on 5 euri. Lähme lõpuks siis 100 kodina ka väike Burger Kingi Coca-Cola, see tuli kõige odavama võtta seda. Ma ei oska, vabandage, ma ei oska kasutada neid. Siin on järgmine järjekord. Tahaks kodus olla juba.